kell 6:10 pärast Del Noimeeme möödumist ei ole Destination enam St. George'i saare tuulealuse külje poolt kaitstud. Tuul haarab jäätunud krabipüünised nagu purje, põhjustades laeva kreeni ehk vasakule kaldumist. Selle tasakaalustamiseks kujutan ette, et tüürimees pöörab Destinationi paremale, tuule ja lainete suunas. Kuid kell 6,12 pärast pöörde lõpetamist sunnib vastutuul laeva kiirust kaotama, aeglustades selle 0,9 sõlmeni. Laeva all-olev hoovus liigub tagantpoolt kiirusega 0,8 sõlme tühistades roolile mõjuva veevoolu efekti. Destination kaotab juhitavuse ning laeva vöör pöördub täielikult läbi tuule, kuni alus on kell 6:13 täielikult ümber pööratud. Lained pritsivad üle teki, kuid kõik äravooluavad on jääga blokeeritud. 3. lastiruumi luuk on avatud ja vesi tungib laeva sisse. Ülekoormatud krabipüünised, sööt kõrgel tekil, raske jää koguneb. Ülalt raske laev kaotab stabiilsuse. Mõne minuti jooksul laev läheb kummuli ja upub.